Kinnisvara hinnad on inimeste sissetulekutest suure hooga mööda kihutanud, nii et paljude jaoks ei ole oma kodude soetamine enam jõukohane. Sellegipoolest ostjaid turul on, aga müüa midagi eriti pole, mis omakorda kergitab hindu veelgi. Kes endale ikkagi kodu soovivad praeguses olukorras osta, trumpavad teineteist pakkumistega üle, osaledes metsikus eluasemejahis. 2300 eurot ruutmeetri eest. Keskmine hind, kui tahad Tallinnas korterit osta 2 aastat tagasi. Täna on pealinna korterite keskmine ruutmeetri hind tõusnud 3300 euroni. Ometigi ostjaid on. Hoopiski pole turul eriti midagi, mida müüa. Seetõttu on korteri leidmine Tallinnas paras väljakutse juba ka nende jaoks, kes on valmis hinnatõusu alla neelama. Üks paljudest pettunud koduotsijatest on ka tuntud stilist Svetlana Agurejeva, kes juba mullu sügisel leidis ja ka kohe broneeris endale Tallinnas unistuste kodu. Korteri uues majas rahulikus piirkonnas hind ligikaudu 150 000. Lepingu järgi oleks ta tänavu augustis pidanud korterisse sisse kolima, kuid perekond, kes korterit müüs, otsustas hinda muutunud oludes ajakohastada. Но цены выросли настолько, что сейчас за те деньги, которые можно было купить осенью, уже купить вообще невозможно. Потому что, в принципе, по моему запросу, это уже плюс 50 000 евро стоит. Это минимум, от чего хотя бы можно что-то найти. Это минимум 50 000 евро плюсом. Paraku ei kasva 50 000 eurot puu otsas ja broneerimisleping sai tühistatud. Seega on Svetlana taas otsimas uut kodu, mida soetada, kuid konkurente on täna rohkem kui kunagi varem. Eluaseme turul on käimas justkui metsik kodude jaht, kus isegi kiirus ei loeb see, kes on valmis rohkem maksma. Et kui midagi head müüki tuleb, ostetakse kohe ära ja enampakkumisega tavaliselt. Et isegi, kui inimene kiirelt reageerib, et jah, et soovin osta küll, siis tuleb samal päeval, järgmisel päeval teine ostja, kes ütleb, et hea küll, aga ma maksan rohkem, et ma tahan ise osta. Müüjad on aru saanud turuolukorrast ja see keerab omakorda vinti hindadele peale ja hetkel ei ole ka nagu näha lahendust, et suuremat hulka korterit siin vähemalt lähikuudel turule tulemas oleks. Я подключила уже, если осенью, я, например, летом осенью я занималась сама, то сейчас я подключила маклеров, потому что я знаю об этом, скажем так, что у них тоже есть какие-то свои предложения, которые не доходят до сайтов. И я общаюсь с несколькими маклерами, и, конечно, я надеюсь, что я что-то найду. Но уже, может быть, это будет площадь поменьше. Elamispindade hinnad Tallinnas on sissetulekutest korralikult ette rebinud ja kui see nii jätkub, on ekspertide hinnangul keskmist palka teeniva inimese jaoks kodu omamine kättesaamatu luksus. See kättesaadavuse kõver on selliseks teravaks languseks just muutunud viimaste kuudega. Ehk siis me täna näeme tegelikult juba seda, et inimeste võimekus kortereid osta on saanud oluliselt pihta. Kallid hinnad hoiavad aina rohkemaid elanikke üüriorjuses. Muide, Tallinna üüriturul on viimastel kuudel hinnad tõusnud 20% võrra. Üürilõksus on aga raske enda kodu soetamiseks piisavalt säästa. Kas see on olukord, kus tasub oodata muudatusi eluaseme poliitikas? Ettevõtja Urmas Sõõrumaa toob eeskujuks Skandinaavia maades levinud trendi, kus riigi poolt laenuga ostetud korterites saavad inimesed elada, vastutasuks makstes ise igakuist mõistlikus suuruses laenumakset. Noored inimesed rendivad endale siis elamispinna ja neil tuleb ainult teenindada pangalaenu. Nad ei pea maksma seal oma finantseeringut, nad ei pea piltlikult öeldes ka oma vanaema maja panti panema täiendavaks tagatiseks, et oma kodu rajada. Ja kui see elamispind siis sellele inimesele osutub üleliigseks ja mitte vajalikuks, siis ta annab sellele pangale või sellele fondile või sellele fondile tagasi ja siis sealt vaadatakse juba, kes see järgmine võiks olla, kes seda elamispinda kasutab. Aga ehk hinnad kinnisvaraturul ikkagi langevad ja ühtlustuvad palkadega. Eksperdid käivad välja 2 võimalikku stsenaariumi. Esimene neist on ehitusmahtude tõus. Paraku täna ehitussektoris valitsev kriis on käivitanud hoopiski vastupidise trendi. Et kui järgmised etapid ja järgmised arendusprojektid jõuavad sellesse järku, tuleb otsuse koht, kas ehitada ja millal ehitada, et siis me põhjalikult kaalume. Täna juba on korterite saadavus turul väiksem kui mitme aasta jooksul kokku. Sellepärast, et need samad alustamise otsused on tehtud juba on edasi lükatud.
Seega massilist uute kortermajade kerkimist Tallinnasse lähiaastatel oodata ei tasu, mis tähendab ka seda, et niigi eksklusiivseks saanud kodud uusarendustes tõotavad kujuneda nüüd veelgi kättesaamatumaks. Hetkel viibime Noblessneri arenduses, mis on Tallinna kindlasti üks ägedamaid, julgen öelda. Ma arvan, et need 5 maja pigem juba vist sinna mõni üksik on veel saada, kui üldse, peast ei oska öelda, aga ilmselt on need korterid kõik juba võlaõiguslike lepingutega kaetud. Nende alles jäänud üksikute korterite hinnad jäävad 600 ja 700 000 euro kanti. Teine faktor, mis Eesti kinnisvaraturgu mõjutab, on see, kuidas kujundavad rahapoliitikat Euroopa keskpangad. Eluasemelaenude keskmine intressimäär Eestis on parasjagu rekordmadal ning tänaste prognooside järgi tasub arvestada, et lähima aasta jooksul muutuvad kodulaenud kallimaks. Me näeme juba täna nagu Ameerikas, et kodulaenude intressid ületavad 5%, mis on siis viimaste kümnendite nagu kõige kõrgem tase ja kui Euroopa Keskpank peaks samasuguse rahapoliitika kasutusele võtma siin, siis väga kiire intresside kasv võib lämmatada selle korterite hinnatõusu või muuta selle omakorda languseks. Lähemaks 12 kuuks keegi hinnalangust ei ennusta. Võib-olla toovad seda lähemad aastad.